Kirikukalendris nimetatakse tänast pühapäeva, see on siis 5. paastuaja pühapäev, juudika pühapäevaks ehk kannatuse pühapäevaks. Ja tänaseks piiblitekstiks on Mattuse 20:28, kus on niimoodi öeldud, et inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Inimese poeg on tulnud, et ei ole tulnud selleks, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. See on kogu meie kogudusliku õpetuse tuum. Jeesus tuli, et anda elu meie eest. Ja meie saame elada. Me olime just täna hommikul Aleksi, Marika ja Pauliga Ehadares. Ja seal ma rääkisin just juba ülestõusmisest ja sellest elust, mis meil on Jeesuses Kristuses. Et kui mõtelda, et Jeesus ei jäänud hauda, ta tõusis ülesse, et see on midagi lihtsalt selline sündmus, kunagi oli. Aga see ei ole selle jaoks, vaid see ülestõusmine, surm on selle jaoks, et meie saaksime täna sellega midagi peale hakata. See peaks kuidagi täna minu elu kõnetama või mõjutama. Ja see küsimus on kuidas? Kuidas Jeesuse ülestõusmine minu elu täna mõjutab? Ja ma usun, et sellele annab selgituse see kirjakoht, kui Jeesus ütles Laatsaruse haua ääres, et mina olen. Ta lihtsalt ei tõusnud üles, vaid ta ütles, et mina olen ülestõusmine ja elu. Ja nüüd, kui ma olen Jeesus, siis on meie elus ülestõusmine. Nii nagu Jeesus tõusis üles, siis on meie osa kord ülestõusta, aga elada juba täna siin. Nii seal, kus me oleme ja sellised, nagu me oleme, elada ülestõusmise elu. Minu arust see on nii vägev. Ma kuulan siin Torontos, jutlus tuleb hiljem, praegu ma kuulan Torontos mitte kogu aeg, aga autoga sõites aeg-ajalt seda New Classical FM-i, 96,3 megahertsi ja sellel on selline slogan või tunnuslause, et beautiful music for a crazy world. Beautiful music for a crazy world ja see on niimoodi, see on, ma ei tea, kuidas, igasugust klassikalist muusikat on ka, ega mulle igasugune ei meeldi ka, väga kaasaegne mulle ei meeldi, võib-olla ka 20. sajandi algus mulle väga ei meeldi, Bach, Vivaldi, see on klassikalise muusika pop. Et see kuidagi, Mozart, ka renessansaegne muusika, see kuidagi loob mingisuguse mõnusa õhkuna, sa sõidad selles Toronto hullumeelsuses ja siis on beautiful music for a crazy world. Aga see kõnetab minu jaoks just seda, et me kristlastena on võimalus kanda seda sama sõnumit. Mitte seda, et meie saaksime seda maailma ilusaks teha või me oleme suur õnnistus sellele maailmale, aga me saame kanda seda lõhna, seda Kristuse lõhna, seda head lõhna selles hullumeelses maailmas, sest see maailm on hullumeelne. Sellest meil oleks kõigil tõenäoliselt pikalt rääkida, aga sest me täna ei räägi. Armsad, mida pimedam on, seda enam peab valgus särama. Ja see valgus ei ole, ma nüüd tsiteerin ühte nõukogudeaegset multifilmi, mida te näinud ei ole, kus oli üks jutulind, selline tegelane, ja ta ütles, et jutulinnul on silmapaistev mõistus ja taiplikkus. Jutulinnul on silmapaistev mõistus ja taiplikkus. Ja me Eestis tsiteerime sageli seda väljendit, et see ei sõltu meie silmapaistvast mõistusest ja taiplikkusest, vaid Jumala kohalolust meie elus. Jumala kohalolust meie elus. See on see, mis loeb. Koguduses siin täna loeb Jumala kohalolu, mitte midagi muud. Me oleme vahendid. Mina olen vahend, sina oled vahend, Peeter on vahend. Ja meil on võimalus esile tuua ja võib-olla ka vahel lukku keerata seda Jumala ligiolu, aga tema kohalolu on see, mis on oluline. Ja ma usun, et on siin. Ava oma süda. Ja ma usun, et tal on midagi erilist sinu jaoks valmis pandud. Enne kui Ervin juhatab meid palvele, laulame
teile kõigile, ma usun, tuttava hümni, mille kirjutas Isaac Watts 18. sajandil ja kui ta kirjutas selle, siis see kandis nime Taevane rõõm maa peal. Mulle nii meeldib see, taevane rõõm maa peal, et see taevas on sageli meil kuskil kaugel, aga taevane rõõm juba siin maa peal. Wesley oli see, kes hiljem andis sellele laulule pealkirja Taevas algab maa peal, mis on ka väga õige. Ja meile on see tuntuks saanud Ameerika kodusõja ajal ilmunud Robert Lowry meloodiaga ja ta ka kohandas teksti natukene ja tema laulab siis taevase Siionisse marssimisest. See on 282 kogutud evangeelsetes lauludes. Tulge vennad-õed, uut laulu laulma ka. Ja kui sa jaksad, siis tõuseme püsti ja teeme 4 salmi kõik. 238. Okei. 238, vabandust. Tõuseme püsti. Tulge vennad õed, uut laulu laulma ka, et armastus end ilmutaks ja kõikidele kuulutaks, mis taeva poolega võib südant Tere tulemast. Hello. Well, those of you who thought that it would be N here giving the algus this morning, saying the algus, you are sadly mistaken. But
thank you that you'll bear with me and listen to what comes out of this mouth. And we are thinking of En right now. En on April the 1st had a knee operation. And I think it was his left knee. And we spoke to him yesterday, and he said that the surgery went well. That's what Sylvie was told. And but the pain is quite extreme when he's doing the exercises and all the stuff they tell you to do to get right again. So let's think of him in prayer when we get to that portion. It's nice to be here, and it's nice to have power and lights. We've had an exciting little time lately in our home. I guess it started actually with the good news. Our younger daughter Lisa and Ryan had a baby girl, their first child, Mila, and we've been fortunate enough to visit her several times already. She's such a scrumptious little girl that hard to leave, but we're so thankful to God for the blessing that she is on our family. Now to the interesting stuff. With our lives, I'm sure you've heard here in Toronto, Toronto seems to kind of has a dome over it. It's perfect. Remember there was a show about 10 years ago where people lived under I think it was called Under the Dome. And anyway, they couldn't get out or in, but it was perfect kind of situation. Well, you don't get really, unless years ago, none of the young people would remember, but remember when Mel Lastman brought in the troops years ago because we got so much snow here. That's about the only time I really think of horrible weather here. But we've had it really easy up north the last lot of years, but all of a sudden, after a winter of a lot of snow, which we really enjoyed, and I know the fish huts on the lake love the ice, but when the power went out, everything changes because we're kind of sitting there looking at each other, and Helen and I are kind of thinking, well, it'll just be a few minutes, and it was a few minutes. First time, 16 minutes, I think. Next time, 30 minutes, and the next time, several days. And you start getting anxious because then you start thinking not only of yourselves and your elderly ladies next door, but then you start thinking of your family. Oh, Lisa, wonder how she's doing. Well, we managed to find out that they have no power in Barrie. And then we found out that Krista and John in Beaverton with 4 kids have no power. And then we thought, well, we're really fortunate. We have a wood stove in the corner of a small cottage. It heats up pretty well. We had no power, no Netflix, no Leaf games. Oh, no. Well, I have to tell you, I did cheat a little bit with that because I figured the power would be back on soon, so I just used up all my data listening to the Leaf game. That's not good. Don't have me on a survivor island somewhere because I'll be listening to the Leafs instead of something important. But that wasn't a good idea, but they did win. So, but the power was on, and we started worrying about, especially Lisa and the baby, when we found out they have no heat, they have no wood stove, and we started really worrying. And we realized no internet, no TV. No toilet that flushes, the little things in life that you now think of that are very important. And we started realizing that, in the Western world, we take a lot of things for granted, us particularly, because life is maybe too easy for us. And I guess God uses these times, too, to maybe poke us, myself, I'm speaking of, that sometimes don't take for granted all the wonderful gifts that he's given us and the wonderful easy lives. And but there are so many more important things. We sat down with Helen and we actually didn't need Netflix, and we didn't need to watch TV or even the Leafs, but we started talking about more important things, and we started to pray more than usual. And so I really believe that God, with his Holy Spirit, knows to keep his children on the right path, to correct us when we go wrong, to chastise us when we need some of that too. But it was difficult. You start hearing about these things, and then we started praying especially about our younger daughter with a baby at home, and we realized that God has given us a wonderful country to live in where people are so helpful, and I'm not speaking just of Christian people, but neighbors that come to help, and I'm sure God
uses people at all times to do good. And it's wonderful to see how God takes us through difficult times. And again, I'm not trying to make this sound like we're not the Christians that are being picked on like people in, ISIS picking on Christians in Syria or something like that. But it was a nuisance. We take for granted sometimes the niceties of life here. I was refreshed I was really happy when I heard one of the astronauts that came off, one of the American astronauts that came off the International Space Station. He was one of the astronauts that got stuck up there for 9 months. He was supposed to come back after 9 days, and they got stuck up there for 9 months. And when he came down, they said, "So, how did you do it? How did you manage with it?" And then, it turned out he was a Christian man. He said that it was only through the love of Jesus Christ that kept him. He had good comrades up there and good fellow workers up there, but he said that God has a plan for all of us, and it's not always pain-free. It's not always happy even. God is sovereign, and His plan will happen, and sometimes He takes us through rough times to make sure that His plan, His perfect plan, works. But He knows that He loves us and He cares for us, and Jesus Christ is the only way we can get from this life to the everlasting life. So anyway, I didn't really come here to give you a Bible study. I just wanted to tell you what's happening in our life. And I will leave you with this verse before we pray. Philippians 4:6 says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Amen. Let's stand for a word of prayer. Does anybody have any Bible or prayer requests that you'd like to make? You can do that by lifting your hands. Thank you. Let's pray. Dear Lord, we thank you for this beautiful day that you've given us early in April. We think of Ann, first of all, that should be standing here, Lord. We just pray that you heal that knee and make it like new again, Lord. We know you're the master physician, and you will do that, Lord. We thank you for the help that he's got from his family there, and we just thank you for all of Ann and his family, the gifts they have for you, Lord, from you. And Lord, we just think of all the folks up north right now. There's over 100,000 that are without power. Several of them are a lot of elderly people and a lot of young children and so many people. We don't really know what all the problems are, but we just pray that you get them through it. We think about all our Christian brothers and sisters around the world that don't have such comfortable lives. They don't, worrying about the internet or the power on is a dream that they can't even think about, can't even fathom, Lord. We just pray that you protect them and be with them. Lord, we thank you for your Holy Spirit that nudges us and prods us when we fall asleep, Lord, that we thank you that you care for us and love us, that you're taking us through a process of sanctification, that it's a learning process day by day, Lord, that we might mature in you and become closer to you. And Lord, we thank you for all your blessings and the love you show us. We thank you for our wonderful pastor, Dimoliga, that comes here. Lord, we feel like we're the churches that Paul and Barnabas visited so often. The churches waited for him in anticipation, and we do the same, Lord. Thank you for Dimo. Bless his word, Lord. Bless the music that he brings to us. And Lord, may we all worship you and glorify you for all that you've done for us. We ask that you bless our families, bless all the folks we know. And Lord, especially at this time also, we ask you to bless this country, bless the country to our south, and bless our homeland in Estonia also, Lord. There are trying times, and we know your plan is greater than ours. There are no surprises with you, Lord. You know exactly what's to happen, and we just ask that you continually bless us, and thank you for the love you show us. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Aitäh, Ervin.
kuigi meile meeldiks, ega ju alati ei ole niimoodi, et on kõik väga hästi ja me saame kõigest aru ja meie usk on tippude tipus ja meie kogemused on kõik suurepärased. Üsna tihti me oleme väga keerulise koha peal ja meil on vaja nendes keerulistes kohtades valida, et kuhu me läheme siis. Sest võimalusi on mitmeid. Keerulised kohad elus võivad juhtida kas meid Jumalast eemale või Jumala sülle. Ja kui me päris ausad oleme, siis me ei tea seda, kui need asjad meie elus juhtuvad, kuidas me reageerime, mida me teeme. Ja see järgmine laul, mis ma tahan laulda, see on võib-olla minu kogemuste selline nagu akumulatsioon või koondumine, et mida mina oma elus kogenud olen ka sellistes kohtades, kus ei ole päris asjad niimoodi täpselt, nagu ma oleks tahtnud. Jumal, kuhu mul olekski minna, sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna ma võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Vahel siht pole selge, vahel vastuseid vähem, kui küsitud küsimusi. Pole kõik nii must valge, kui tahaks, et oleks. Vahel süda täis kahtlusi. Kuid Jumal, kuhu mul olekski minna, sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna ma võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Vahel elu teeb haiget, süngelt pime on öö, kuid ei taha seal üksinda olla. Tean, et sa oled meister ja mina su töö. Võin ka murtult su ette ma tulla. Jumal, kuhu mul olekski minna, sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna ma võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Jumal, kuhu mul olekski minna, sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna ma võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Sa oled viinapuu ja meie su oksad kõik. Ja sinu ustavus on andmas elu meil. Sa oled viinapuu ja meie su oksad kõik. Ja sinu armastus on saatmas minnu teel. Sa oled viinapuu ja meie su oksad kõik. Ja sinu
taas elu meil ja sa oled viinapuu ja meie su oksad kõik ja sinu armastus on saatmas mind mu teel. Jumal, kuhu mul olekski minna, sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna ma võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Me oleme koos nüüd laulu 452. Kas tunned seda imeaulist nime? Teadetest nii palju, et eeloleval pühapäeval on meil ka teenistus, on palmipuude püha teenistus ja peale teenistust on ka koorilauluproov ja suurel reedel siis on kantaadi Jumala tall esitus ja ülestõusmispühad on meil siis ka selles paigas. Aga laul 452, kas tunned seda imeaulist nime? Kas tunned seda imeaulist nime, mis meil antud päästmiseks ja milles üksnes leidub tõsist rahu kõigis elu võitlustes. Nimi Jeesus on küll imeline, ei ilusamat leida tõest, sest kõikidele leidub aulist päästes selle kalli nime sees. Kui helkes koidu tähtse nimi sära, siin maailma patuöös ja kingib kurbadele aulist röösti, valgust pimeduse sees. Nimi Jeesus on küll imeline, ei ilusamat leida tõest, sest kõikidele leidub aulist päästmist selle kalli nime sees. Sest nimes jäävad vaikseks elutormid, mis siin vahest möllavad ja kõrver hetkel janust nõrkenuile elujõed ka voolavad. Nimi Jeesus on küll imeline, ei ilusamat leida tõest, sest kõikidele leidub aulist päästes selle kalli nime sees. Tõuseme. Kui maised nimed ikka tänu, issand, sulle selle eest, kes oled sina, tänu sinu nime eest, mille ees kord
põlvitab ja nõtkutab oma põlvi igaüks, ka kõige uhkemad, ka kõige sinu kaugemad. Issand, anna meile armu, et meie võiksime olla need, kes me kummardame sinu nime ees ja sinu ees täna selles maailmas. Amen. Istume. Ja kui Jumala sõna lugeda, siis ei ole küsimus selles, kes kummardab Jeesuse ees, vaid küsimus on millal. Sest see 2 kohas on Piiblis öeldud see, et iga põlv kummardab Jeesuse ees ja iga keel tunnistab teda isandaks. Tänane jutluse teema, millel ma tahan peatuda, on kummarda Jumalat. Ja sellega on natuke keeruline selles mõttes just tõlkida inglise keelde, sellepärast et inglise keeles on sõna worship. Ja worship on eesti keeles, me tõlgime üsna sageli selle mitte kummardamiseks, me tõlgime ülistuseks. Aga ma tahaks just vahet teha kummardamisel ja ülistamisel. Et kui ma tahan täna rääkida kummardamisest, siis see on worship as bow down või maha kummardamine selle peaaegu otseses mõttes. Ja ta oleks nagu osa või üks tahk suuremast mõistest worship, mis on siis ülistus, Jumala kiitmine, Jumala tänamine, Jumala austamine, Jumala ülistamine. Ma ei tea, kas sa oled kunagi astunud ruumi, kus on kellegi vahel vestlus pooleli. Oletame, et meie Peetriga räägime millestki siin kirikusaalis ja sina tuleb poole jutu pealt sisse. Ja sõltub muidugi jutust, aga tõenäoline on see, et sa hakkad mõtlema, millest nad räägivad, mis need märksõnad tähendavad, sa püüad oma lugu kokku panna ja sa päris lõpuni ei saa aru, millest me räägime. Sellepärast, et sind ei olnud vestluse alguse juures. Ja kui sedasi kuulata, siis nii mõnigi asi võib veidikene kummaline tunduda. Ja armsad, Jumala ülistamine ja Jumala kummardamine, see, mida me ka kogudusena teeme või see, mida me ka kristlastena teeme, kui maailma inimene või inimene väljaspoolt kogudust tuleb kas kogudusse või vaatab kõrvalt sinu elu, siis see on su samasugune tunne. Ta on sisenenud ühte vestlusesse, ühte suhtesse või ta vaatab kõrvalt ühte suhet, mille alguse juures ta pole olnud, vaid ta tuleb poole jutu pealt, ta tuleb poole vestluse pealt. Ja siis on täiesti arusaadav, et see, mida me kristlastena teeme, on kummaline. Toronto Eesti Baptisti kogudus ei ole maailma kõige kummalisem kogudus. Me oleme väga välja peetud, me ei tee ekstreemsusi jumalateenistuse ajal. Ma ei mäleta, võib-olla ma eksin, ma ei mäleta, et keegi näiteks ülistuslaulu ajal oleks kätt tõstnud. Ma ei mäleta, et keegi oleks spontaanselt põlvedele langenud. Ma ei mäleta, et keegi jutluse ajal oleks öelnud, halleluja, go on, preach brother. Te ei pea seda tegema. Aga me oleme vaoshoitud eestlased, välja arvatud siis, kui me Leafi mänge muidugi vaatame. Aga see on me oleme võtnud selle endale omaks, et me oleme sellised pealekauba baptistid. Aga isegi siia tulles tundub inimeste jaoks, väljaspool maailma inimese jaoks, nii mõnigi asi tekitab küsimärgi. Miks lauldakse selliseid laule? Miks palutakse selliseid palveid? Miks üldse palutakse? Miks räägitakse kantslis sellistest asjadest? Keegi siseneb vestlusesse poole pealt. Mida see tähendab? Kui me räägime Jumala kummardamisest, ülistamisest, austamisest, siis see ei ole vestluse algus, vaid see on vestluse jätk. Me vastame sellele, mida Jumal on teinud meie eest. Me vastame sellele armastusele, millega meid on armastatud.
Me vastame sellele ohvrile, mis on toodud sinu ja minu eest. Selleks, et meil võiks olla elu ja võiks olla seda ülirohkesti. Jumala ülistamine, Jumala kummardamine on meie refleksioon, meie vastus. Ja sa mõistad, et see tundub kummaline, kui seda esimest poolt ei arvesta. Kui sa seda esimese poolega ei ole kursis, et see, mida koguduses tehakse, on vastus Jumala headusele. Kas pole hämmastav see, et kui me räägime usust, usu Jumalasse või usu Jumalat, siis Jumalas Piiblis on öeldud, vahel mõtleme, et nii, mina otsustan hakata uskuma, mina nüüd hakkan kristlaseks, mina nüüd otsustan uskuma, tühjagi sa ei hakka. Sellepärast, et usu alustaja isegi on Piibli kohaselt Jeesus. Tema alustab sinu sees ühte tööd, et sa üldse jõuad sinna kohta, ütleb, et kuule, see asi on väärt uskuda. Seda asja on põhjust uskuda. Jeesus on usu alustaja. Kui me räägime armastusest, ja see oli ikkagi armasta Jumalat, jah? Üks jutlus. Kui me räägime Jumala armastamisest, siis meie armastame sellepärast, armastus ei ole see, et meie armastame Jumalat, ütleb Johannes, vaid see, et Jumal on armastanud meid. Ehk siis jällegi, meie armastus on ainult vastus. Ja Jumala kummardamisega on täpselt ka nii, see ei ole millegi algus, vaid see on vestluse jätk. See on vastus Jumala poolt öeldule ja tehtule. Jumala kummardamise ja ülistamise kohta on terve müriaad, siuke tore sõna on eesti keeles kui müriaad, väga-väga palju definitsioone. Ja üks, inglise keeles on ka see, üks definitsioon on ühes hea, aga puudulik teises. Teine definitsioon on teises asjas hea, puudulik teises. Täiusliku ülistuse ja kummarduse definitsiooni mina pole leidnud. Louis Giglio on raamatus The Air I Breathe kirjutanud niimoodi. Jumala kummardamine on meie isiklik või kogukondlik vastus Jumalale. Selle eest, kes ta on, selle eest, mida ta teinud on. Ja see väljendub selles, mida me ütleme, võiks lisada ka, et mida me laulame, aga mida me ütleme ja kuidas me elame. See on Jumala kummardamine. Ja tuntud Jumala mees Tozer on ütelnud niimoodi, et Jumala kummardamine, mulle nii meeldib see, ma panin selle Facebooki teenistuse kuulutusele ka selle lause. Kuula, Jumala kummardamine on südame kadumine Jumalasse ja Jumala leidmine oma südames. Jumala kummardamine on südame kadumine, ehk siis sinu enda kadumine, lahustumine Jumalasse. Sa saad nagu üheks temaga. Ja kõige selle käigus sa leiad oma südames Jumala. Minu mõttes nii ilusasti öeldud. Ja mu igatsus on see, kui me ka kogudusena kokku tuleme. On teenistusi on erinevaid ja erineva sellise emotsionaalsusega, erineva ka natuke vaimsusega, peavadki olema erinevad. Ja see ei sõltu ainult minust või nendest, kes ees on, nagu ka kontserditega on sageli, kontsert sünnib koos publikuga. Jumala teenistus sünnib ka koos kogudusega, mitte seda, et keegi toodab siit ees seda. See on meie ühine osa. Me kummardame koos Jumalat. Ja asjad sünnivad koos. Ja minu igatsus on see, kasutades seda Tozeri väljendut, et kui me oleme Jumala ees, Jumala rahvana, siis me kaome ise ära. Mõlemat pidi, vahel me võime tulla niimoodi, et me oleme nii kõvad tegijad, vot mina olen see kõige kõvem kristlane ja kõik peavad nägema, kui vägev kristlane ma olen, see mina, et see kaoks ära. Ja teistpidi täpselt samamoodi, et me tuleme siia, me võib-olla
üks tore väljend on, üks Eesti pastor kasutab selle, et me oleme võib-olla kulmude peal siia kohale tulnud. See tähendab, et mul on nii raske olnud, isegi see teenistusele tulemine on olnud nii vastumeelne mulle, seepärast, et ma ei taha tulla jälle head nägu tegema. Ma olen väsinud sellest, ma ei taha, seepärast, et mul on nii halb olla. Aga sa oled tulnud ja nii-öelda kulmude peal roomanud kohale, et kas see lahustub Jumala ligiolus ära ja Jumala ligiolu tervendab. Sest Jumal on elu, ta on tervis, ta on armastus, temaga üheks saades, temaga koos olles, tema ligiolu kogedes, see meie asi kaobki ära. Ja siis kõige selle käigus me oma selles katkises või vahel ka väga uhkes südames, millega me oleme tulnud siia, see uhke süda on pidanud purunema ja see katkine süda on saanud terveks tehtud ja me leiame siit Jumala, kes meid armastab. Mida inimesed veel vajavad, ma küsiks? Nad ei vaja neid pikki teoloogilisi jutlusi. Nad vajavad kohtumist Jumalaga. Ja see on see igatsus, millega mina tulen siia. Ma usun, et see on see igatsus, millega sina tuled Jumala teenistusele. Ma ei tea, kas oled neid hetki kogenud, neid Jumalas ära lahustamise hetki, kus ei jäägi sind järgi. On hea Jumal, on püha Jumal. Aga teate, et see on see, mis saab juhtuma taevas. Ja jällegi, see ei ole midagi, mis on ainult taevas, et meid ei ole Jumal ei ole tulnud meid päästma selleks, et lihtsalt meid taevasse tõsta kunagi, vaid ta on tulnud selleks, et see taevas võiks täna olla meie sees. Et me võiksime elada selles crazy's, hullumeelses maailmas, seda beautiful music, seda ilusat muusikat, mis tuleb taevast. Tema ligiolu. Ühes BBC raadiosaates küsiti kuulsustelt taeva kohta. Mida nad arvavad taeva kohta? Et milline taevas on? Ja seal oli väga erinevaid arvamusi. Sa võid mõtelda, mida sina ütleksid, kui tuleks intervjueerija. Mina olen see ja see. Palun ütle, milline näiteks 3 märksõna, milline on taevas või mis iseloomustavad taevast. Ma olen seda rääkinud, aga lapsepõlvest kristlikus kodus kasvanud, minul ei olnud väga ilusat pilti taevast. Sellepärast, et mul oli selline, kui sa kujutad ette ühte korterit, vast remonditud, me ütleme Eestis euroremont tehtud, kõik seinad on hästi siledad, küproplaat, valgeks värvitud, kõik 90-kraadised nurgad ja kõik on valge. Kõik on valge. Ja mitte midagi rohkem ei ole. Ja siis mina 6-aastasena poisina istun seal toa nurgas ja mul on kohutavalt igav. Sellepärast, et kõik on valge, mänguasju ei ole, mitte midagi ei ole. Tõenäoliselt oli mul arusaam ka see, et kooriproov toimub kogu aeg. Sest mu lapsepõlves oli põhiasi oli kooriproov, vanemad on kooriproovis, ma käisin kaasas muidugi ka. Et see ongi taevas. Ja need kuulsused ütlesid ka erinevaid asju. Tõenäoliselt, et mis taevas on inglid ja ilus muusika ja rahu ja pisaraid ei ole ja hea on olla ja erinevad asjad. Ja siis kogu selle asja kokkuvõte oli see, et mitte keegi, need ei olnud ka kristlased, vähemalt teada, ei olnud valitud kristlasi, võib-olla nende seas oli kristlasi, aga mitte keegi ei ütelnud, seal on Jumala ligiolu, mis teeb tegelikult taevast taeva. Taevast ei tee taevas see, et seal on valge, kuskil on valge või kuskil on rahu või kuskil ei ole pisaraid või kuskil on üks koht, kus me kohtume siit lahkunud esivanematega või lähedastega. See ei tee veel taevaks seda. Taevaks teeb ühe koha see, kus on Jeesus. See, kus on Jumal oma olemasoluga. Ja taevas lahustub kõik muu ära. Ja on Jumala kummardamine. Ja see Jumala kummardamine ei ole see, et nüüd ma võtan pühapäev, kell sai 3, nüüd ma panen ilusad riided selga ja nüüd ma lähen kummardan Jumalat. Vaid see kummardamine on, meid on loodud Jumala kummardajateks. See on meie juhendisse kirja pandud, mis meiega kaasa antakse. Meid on loodud selleks. Eks see patune maailm ja see patusse sündimine, see kõik on meid ära rikkunud, aga selleks on meid loodud. Täpselt nii nagu kala on loodud vette. Tõsta kala korraks veest välja.
Ja kaua ta ei suuda niimoodi olla. Et tegelikult see meie terviklikkus, me ei suuda ka terved olla kui kaua, kui me ei ole Jumala ligiolus teda kummardamas. Ja see maailm on selles mõttes on katkiseid inimesi täis selles katkises maailmas. Ja see tähendab see, et see Jumala kummardamine on sinu olemine, mitte tegevus. Olemine. Sa oled Jumala kummardaja. Ma loen Ilmutuse raamatust 19. peatükist natuke pikemalt ja see on lihtsalt üks hetk taevast. 1. salm. Pärast seda ma kuulsin otse kui suure rahva hulga valju hääle kõma taevast hüüdmas. Halleluuja. Taevas hüütakse halleluuja. Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged. See on see, mis Johannes siis ilmutuses kuulis ja nägi. 4. salm. Need 24 vanemat ja 4 olevust, kes siis olid Jumala trooni ümber, heitsid maha ja kummardasid Jumalat, kes istub troonil ja hüüdsid Aamen, halleluuja. Ja troonilt kostis hääl, kiitke meie Jumalat, kõik tema sulased, kes teda kardate, pisikesed ja suured. Ja ma kuulsin otse kui suure rahva hulga hääle kõma ning otse kui suur veekohinat ning otse kui võimast pikse mürinat hüüdmas. Halleluuja! Sest issand meie Jumal, kõige väeline on hakanud valitsema kuningana. Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, ehk siis kogudus. Ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse ja see peenlinane on pühade õiged seadmised. Ingel ütles mulle, kirjuta, õndsad on need, kes on kutsutud talle pulma sööma ajale. Ja ta ütles mulle, need on Jumala tõelised sõnad ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada ja ta ütles mulle, vaata, ära tee seda. Ehk siis ingel oli see, kes ütles seda, et Johannes kummardas ingli ette, ta ütles, et ära tee seda. Ma olen kaassulane sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. See on kirjeldus, üks kirjeldus ühest hetkest taevas. Üks kirjeldus Jumala kummardamisest. Kummardamisel on üks väga selge allmõte või tähendus ja see on alistumine. Kui te mingit, ma ei tea, te ei vaata Märuli filme, aga võib-olla keegi on näinud, kui mõni verivaenlane saab siis kätte oma selle, kes on sinu elu hävitanud ja otsustab ta hukata, siis üsna sageli ta ütleb, et põlvita. Enne kui teda maha laseb. Alandamine, alistu mu ees. Alistu, põlvita, kummarda. Kui saatan kiusas Jeesus, siis üks, mida ta nõudis Jeesuselt, oli kummardu mu ees. Ma annan kõik sulle. Vaata, kõik need maad ja rahvad ja need on minu valitsuse all, saatan ütleb. Ma annan need kõik sulle, lihtsalt kummarda minu ees. Jeesus ütles selle peale, mine minema, saatan. Sest kirjutatud on, kummarda issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda. Seoses Jumala kummardamisega tõenäoliselt tuleb, kui sa piiblit tunned, tuleb sul meelde see, mida Jeesus ütles Samaaria naisele. Samaaria naisel oli mure, nagu ikka, siuke usust huvitatud inimene küsib küsimusi usu kohta. Ja üsna sageli ta püüab leida mingisuguseid vastuoluse või paradokse, kas siis usus või kristluses. Nii nagu täna küsitakse, et miks on nii palju erinevaid kogudusi? Kas nelipühilised on õigemad kui luterlased? Kas, ma ei tea, orelimuusika on õigem kui trummidega ja kitarridega tehtav kirikumuusika? Ja nii edasi. Meil on need küsimused. See naine küsis, teie kummardate seal Jeruusalemmas, meie seal mäe peal samaarlastena, et kumb see nüüd õige on? Väline. Kas õige on kummardada põlved maha pannes või lausa otsmik maha pannes? Mis on õige?
Ja siis Jeesus ütleb talle selle peale, tuleb tund ja see on juba käes. Et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões. Sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Ma ei peatu sellele pikalt, kui ma jutlust ette valmistasin, siis mul tekkis väga pikk alalõik sellest, kuidas see sõna Vanas Testamendis shakah, mis väljendab seda kummardamist, kuidas see eranditult, ma ei leidnud ühtegi kohta, kus ta ei väljendaks füüsilist kummardamist. See tähendab, et kui on juttu Vanast Testamendist kummardamisest, siis see tähendab, et reaalselt kas siis pandi põlved maha või kummardati kuni otsmikuga vastu maad. See oli füüsiline kummardamine. Aga ma ei vaeva teid selle pika loeteluga. Ma lihtsalt kaks kirja kohta loen. 2. Moosese 4.31 ja rahvas uskus, kui nad kuulsid, et Issand oli tundnud muret Iisraeli laste pärast ja et oli näinud nende viletsust. Nad kuulsid Jumala kohta ja nad kogesid midagi, siis nad kummardasid ja heitsid silmili maha. Ja Paulus kirjutab Efesaste, sellepärast ma põlvitan Isa ees. Ma pean tõdema, ma natuke räägin enda lapsepõlve või nooruse loost. Ma olen üles kasvanud baptisti koguduses ja mingisugusel hetkel nagu iga teismeline hakkab mässama millegi vastu. Kodus hakkad mässama, kuigi ma kodus väga mingi mässa ei olnud, ma pean tõdema. Ma ei tea, kuidas minu puberteet tuli suhteliselt rahulikult. Ma loodan, et see ees pole mul. Et see on ikka ära olnud juba. Aga koguduses oli minul oma mässuperiood, kus siis kui baptisti kogudus kokku tulid, teie tõenäoliselt ka, täna vähem ja enamasti me ei tee seda, aga kunagi oli see täiesti mõeldamatu, et me ei teinud seda. Ehk kui me tulime kogudusse, mida me esimese asjana tegime, läksime pinki ja panime põlved maha. Oli nii? Ja panime põlved maha, mida siis iganes keegi sellel ajal tegi. Aga tõenäoliselt palus teenistusele õnnistust. Siis tõusis ja istus. Ja mulle hakkas see noore poisina väga närvidele käima. Seepärast, et mulle tundus, et see on silmakirjalik. Või ja küsisin oma vanematele, miks see oluline on, miks peaks niimoodi tegema. No ütles, et me valmistame oma südame selleks teenistuseks ette sedasi. Ja mina mõtlesin, et miks ma kodus seda ei või teha, miks ma pean tulema inimeste ees nüüd panema niimoodi demonstratiivselt oma põlved maha, minu mõtted olid need, küll ma olen nüüd püha, et mina panin põlved maha, ja siis kui keegi ei pannud, siis vaatad niimoodi. Ja mina nagu mässasin selle vastu. Ja olid mõned asjad veel, ma naersin selle üle, kui näiteks vanad kirikud, katoliiku kirikus või ka luteri kogudus, inimesed tulid kirikusse sisse ja nad peatusid ja nad tegid ristimärgi, kes põlvitas. Ja mulle tundus see selline veiderdamine. Täna ma mõtlen hoopis teistmoodi. Mul ei ole vahet, kui keegi teeb seda võib-olla moe pärast, kui keegi teeb väliselt seda lihtsalt, aga sellel on oma tähendus. Juba sellest, et juba Vana Testamendi ajal sõna kummardamine tähendaski ka füüsilist kummardamist. Su keha oli sellega kaasas. Ja ma tahaks lihtsalt ma ei oota seda, et TPK peaks muutuma mingisuguse süperkarismaatiliseks ja peaksid niimoodi tegema see. Aga ma tahaks lihtsalt julgustada, kui sind midagi kinni hoiab, seda ei pea tegema, absoluutselt, aga kui sind midagi kinni hoiab, lihtsalt see hoiab kinni, et meil niimoodi ei tehta, siis ma julgustaks selle nagu maha panema, kui sina tahad käsi tõsta, kui Jumala vaim sind selliselt puudutab, kui sul see tänu ja vaimustus Jumalast on nii suur, tõsta käed, tõuse püsti ja kui sa arvad, et sa segad teisi, mine taha ja tee seda, sa ei pea esinema. Ära kunagi tee selliseid asju esinemise pärast. Teistele tõestada midagi, kui püha sa oled. Aga kui su süda sunnib seda tegema, siis minu pärast tantsi või võib-olla lange näoli maha või põlvili maha või mis iganes see on. Me ei pea olema piiratud sellega, et nii ei ole kombeks. Piiblis on millegipärast mingisugused kombed, milles meid julgustatakse, nii et ära karda käsi tõsta, ära karda väljendada oma kehaga seda, mida Jumal on sinu sees tegemas. Albrecht Düreril on üks joonistus, mida te kõik, ma usun, olete näinud, te ei oska seda praegu kokku või ma ei saa näidata, mul ei ole ekraani siin, aga teete need palvetavad käed
sageli piibli vahele ka pandi sellised väikesed nagu pildikesed, need palvetavad käed, see on Albert Düreri, vist oli 16. sajand või millal ta selle maalis. Ja see on üks fragment fragment ühest altarimaalist. See Frankfurdi ühes kirikus, mis tänaseks on küll, see altarimaal on hävinud, tõenäoliselt olid need käed fragment palvetavast jüngrist, et kellegi jüngri käed olid need, aga meil on säilinud, ainuke mis säilinud sellest altarist ongi see fragment, need käed. Palvetav. Miks ei ole nägu, suu, me palvetame suuga ju, aga käed. See meie keha, ta väljendab kuidagi seda, mis meie sees on. Betende hände, saksa keeles on see maali nimi, palvetavad käed. Aga üle hüpates nüüd sellest või edasi minnes sellest füüsilise kehaga reageerimisest, kõik hakkab ikkagi seest. Jeesus ütles ka seda, kõik hakkab seest, kõik on tões ja vaimus ja keha lihtsalt reageerib sellele. Ja ma viin teid nüüd, ma püüan seda lühidalt teha, väike selline ekskurss Vanasse testamenti ühe ohvriteenistuse pildi juurde, et selgitada seda tões ja vaimus. Ja see on 3. Moosese 2. peatükk ja esimesed 2 salmi, kõigepealt esimene salm, 3. Mooses 2. peatükk. Ja siin on juttu roaohvrist, ehk siis kõik mõtle selle Vana testamendi ohvriteenistuse peale, erinevad ohvrid, väga palju reegleid ja siin kirjeldatakse, kuidas peaks tooma roaohvrit. Kui keegi tahab tuua issandale roaohvrianni, siis olgu ta ohvriand peenest jahust, ta valagu selle peale õli ja pangu peale viirukit. Jahu, õli ja viiruk. Roaohver ei olnud pattude lepitusohver, et mitte need ohvrid olid lepitusohvrid, see oli tänuohver. See tähendab, et sa tõid selle ohvri selleks, et väljendada oma tänu. See on meie ülistus. Jahu on teatud mõttes meie töövili, meie elu. Juba see, et me kohale tuleme, on mõnes mõttes jahu. Aga see on peeneks jahvatatud, nii puhas, kui olla saab. Kliid, kõik välja visatud, kõik aganad, ainult see puhas, hästi peeneks tehtud. Ja nüüd vala sinna peale õli. Sa ei saa Jumalat ülistada ja kummardada ilma püha vaimuta. Õli on alati püha vaimu sümbol. Kui püha vaim sinust tööd ei tee, Piibel ütleb isegi, sa ei saa öelda, et Jeesus on issand tegelikult südamest. Sa ei saa seda, su suu ei vähena seda välja ütlema, võib-olla isegi suu ütleb, aga su süda ei saa sellega kaasas olla, kui püha vaim sinust tööd ei tee, kui püha vaim sind selleks ei inspireeri. Jeesus on issand. Sa ei saa kummardada ilma püha vaimu tööta sinus. Sa pead kummardada teda tões ja vaimus. See on see vaimus kummardamine. Ja 3. viiruk. Viiruk on iseenesest mitte väga selline kuidagi tähendusrikas või midagi väga erilist, aga mis teeb viiruk eriliseks on see, kui teda põletada ehk kuumus. See tegi ja teeb senini hea lõhna. Ma ei tea, kus kohast Iisraeli rahvas sai viirukit, sellepärast, et see on kuskilt Araabiast, enamasti on seda korjati ja ta oli küllaltki kallis. Aga nüüd, miks ma seda esile toon? Esiteks see, mida me toome, jahu, õli, viiruk. Meie ise oma tööga, me kummardame Jumalat püha vaimu mõjul ja juhatusel. Ja me toome selle kummarduse, me toome selle hea lõhna Jumala ette. Vahel on see seotud väga tuliste olukordadega meie elus, tulekuumus võib väga suur olla, millest kasvab välja üks hea lõhnaline ülistus. Aga kuule teist salmi. Ning need 3, siis jahu, õli ja viiruk, ning viigu see preestrile, Aaroni poegadele, ja preester võtku sellest peotäis peenest jahust ja õlist ja kõik viiruk ja preester süüdaku see altaril põlema kui meenutusohver, kui hea lõhnaline tuleohver issandale. Ehk inimene tuli, tal oli jahu, mille peal oli valatud õli ja viiruk.
mida preester tegi, ta viis preestri kätte selle. Preester võttis natuke jahu, ta võttis natuke õli ja ta võttis kogu viiruki ja pani selle põletusohvriks siis, mis tekitas selle hea lõhna, mis oli ohvriks Jumalale. Ülejäänud jahu kuulus preestrile, ülejäänud õli kuulus preestrile. See oli otse kui nende templis töötajate palk, aga kogu viiruk läks Jumalale. See tähendab, et see, kui te tulete pastori juurde ja ütlete, et oli hea jutlus, see on väga okei. Ja see, kui te pastorile palka maksate, see on ka väga okei. Aga kogu kummardus ja kogu austus peab minema Jumalale. Ja see on küll juba tegelikult selle probleem rohkem, kes seda austust vastu võtab, ehk keda võib-olla tunnustatakse. Aga ajaloos on lihtsalt ja tänapäeval on liiga palju neid lugusid ja liiga palju juhtumid, kus vaimulikud juhid võtavad seda viirukit endale. Aga Jumala sõna ütleb, et Jumal ei lase oma au võtta, seda au, mis kuulub talle. Ta ei lase seda võtta minul, ta ei ole lasknud seda võtta, ma ei tea, Billy Grahamil või kellelgi teisel. Ja need, kes on seda teinud, need tõenäoliselt on saanud osa ühest suurest langemisest. Viiruk, see ehtne kummardamine kuulub ainult Jumalale. Nagu ikka igaks jutluseks valmistades ma kuulan ja loen erinevaid materjale ja üks mind, mis selle jutluse valmistamisel küllaltki palju mõjutas, oli Derek Prince'i jutlus Worship, kus ta rääkis Jumala kummardamisest. Ja seal toob ta muuhulgas seose kummardamise ja alistumise vahel, nagu ma juba esile tõin, et kummardamine on seotud alistumisega. Ja ta toob see sellise mõiste kui suveräänsus. See on väga keeruline asi meil leppida, et Jumal on suveräänne. See tähendab, et meie tahaks, et Jumal oleks ikkagi meie poolt mõjutatav, et meil oleks võimalus, kuidas öelda, määrata kuidagi, milline ta on ja mida ta teeb, aga ei ole, armsad. Ta on suveräänne. See sõna tähendab seda, et ta sisuliselt teeb seda, mida ta tahab. Meie õnn on lihtsalt see, et ta on ka armastus ja see armastus seab talle piirid selles, mida ta teeb. Aga ma toon selle tsitaadi Derek Prince'ilt ja üsna pea ma lõpetan. See, nagu te teate, ei tähenda midagi. Põlvedele langemine on täieliku alistumise väljendus. Kristluses ei leia palju täielikku alistumist. Kui Jumal teeb seda, mis meile meeldib, siis me alistume. Kui Jumal teeb meie arusaamisest teistmoodi, siis me nuriseme, vaidleme, läheme endast välja. Üks võtmesõna, mida me peame kristlastena taas avastama, on suveräänsus. See puudub paljude kristlaste sõnavaras, aga fakt on, et Jumal on täielikult suveräänne. Ja ma sõnastaks selle nii. Jumal teeb, mida ta tahab, ta teeb, millal ta tahab ja kuidas ta tahab ja ta ei vaja selleks kellegi luba. Mida varem me seda aktsepteerime, seda kergem on meil elada võidukat kristlikku elu. Ma usun, et sa oled kuulnud neid mõtteid, võib-olla enda seest kuulnud neid mõtteid, et mina sellist Jumalat uskuda ei taha, kes lubab selliseid asju. Mina sellist Jumalat ei usu, kes nii teeb või nii mõtleb. Jumala sõna võrdleb sellist suhtumist, nagu savipott hakkab riidlema oma meistriga. Ma ei tea, kas üldse olemas oled. Mulle ei meeldi, et sa selline oled. Ja me saame aru, kui naeruväärne see on. Meister on see, kes otsustab. Meile on antud valik. See tundub natukene võib-olla karm, see jutlus. Või selline, et nüüd me langeme nagu madalamaks kui muru ja nüüd me peame Jumalat kummardama. Ma loodan, et see niimoodi ei ole teiega, vaid nagu ma ütlesin, see kummardamine on tulemus millelegi. Sinu elus peab, kui see tekitab sulle raskust, see teema, see kummardamine, siis esmalt peab Jumal ehitama üles sinu armastuse kogemuse.
see, et sa oled armastatud, see, et sa oled Jumala poolt hinnatud. Ja meil on valida, kas me usume või mitte. Meil on valida, kas me armastame või mitte. Meil on valida, kas me õnnistame või kogeme õnnistust või mitte. Kas me valime elu või mitte, kas me mässame või mitte. Meile on antud võimalus anda oma elu Jumala kätte ja kummardada teda kui kuningate kuningat. Teda, kes on meile lõpuni mõistetamatu, kuid kes on ilmutanud ennast oma sõnas, oma pojas Jeesuses Kristuses ja sellest kõigest voolab läbi lõputu armastus meie suhtes. Ma tahan ühe hetke veel tuua ja ma lihtsalt tahan selle peale ühe laulu laulda. Nimelt vahel me mõtleme, et kõige paremad hetked või me oleme võimelised kõige paremini Jumalat kummardama siis, kui meil on kõik väga hästi. Kui kõik läheb täpselt minu plaani järele. Aga ma tahaks ütelda seda, et vahel meie elu kõige paremad kohad, need ei ole kõige mugavamad kohad, aga kõige paremad kohad on siis, kui meil on midagi väga olulist ära röövitud meie käest. Me oleme midagi väga olulist ära kaotanud. Võib-olla me oleme kaotanud meie arvates kõik. Ja ma tunnen, et nagu väga midagi järgi polegi. Võib-olla me oleme totaalses pankrotis millegagi seoses. Ja sageli need on need kohad, kus Jumal saab meie elus hakata midagi ehtsat, päris, puhast, väärtuslikku ja püsivat üles ehitama. Ma laulan selle laulu. See on, ma isegi ei mäleta aastaid tagasi kirjutatud ja tõenäoliselt lähtunud sellest kogemusest, kus ma olen püüdnud ühte ja teist. Ma olen püüdnud tubli poiss olla Jumalale ja läbi lapsest saati juba püüdnud tubli poiss olla ja alati ei ole tulnud välja ja see ju väsitab, see kuidagi ühel hetkel sa mõtled, kas sa ei tea, kas tahadki üldse püsti tõusta, sa ei tea, kas sa tahadki üldse edasi minna ja ma olen Jumalale nii tänulik, et ta on mind hoidnud ja ma olen täna ka siin, kus ma olen. Aga need hetked, kui sa koged, et on jäänud ainult üks asi järgi sinu elus, kõik muu on otsuga ära kadunud. Seda, mis see üks asi on, seda saate laulust teada. Need on tegelikult ühed väga väärtuslikud hetked. Ma tahtsin hoida oma südame puhtana, kuid siiski määrisin. Ma tahtsin olla oma tunnetest kõrgemal, kuid peagi loobusin. Ja nüüd on jäänud ainult arv. Nüüd on jäänud ainult sinu arv. Nüüd on jäänud ainult arv. Ja selle eest piisab minule. Ma tahtsin käia vee peal, nagu kõndis Peetrus, kuid ma vajusin. Ma tahtsin teha suuri tegusid, kui sina, Jeesus, kuid läbi kukkusin. Ja nüüd on jäänud ainult arv. Nüüd on jäänud ainult sinu arv. Nüüd on jäänud ainult arv. Ja selle eest piisab minule. Ma tahtsin armastada kõiki ilma tingimusteta, kuid ei suutnud ma. Mul olid unistused, kelleks ükskord saada tahan ma, kuid ei saanud ma. Ja nüüd on jäänud ainult arv. Ja nüüd on jäänud ainult sinu arv. Nüüd on jäänud ainult arv. Sellest piisab
minule. Nüüd on jäänud ainult arm. Nüüd on jäänud ainult sinu arm. Nüüd on jäänud ainult arm. Ja sellest piisab minule. Isa, sina ei sunni meid kedagi kummardama ja sind ülistama. Aga sinu sõna ütleb, et sinu heldus on see, mis juhib meid sinu ette langema, tänama sind, austama sind, elama oma elu selliselt, et sinul võib olla hea meel kõigest sellest. Issand, me igaüks, ma usun, saame täna selles paigas öelda, issand, me tahame olla sinu kummardajad. Võib-olla ma ei saa kõigest aru. Võib-olla ma ei saanud Timo jutlusest üldse midagi aru. Aga issand, ma tahan olla sinu kummardaja, sest sina oled nii hea. Issand, õnnista igat armsad, kes me täna siin oleme olnud. Õnnista igat ühte, kes seda kõike kord YouTube'ist või kuskilt mujalt näeb või kuuleb. Tänu sulle, issand, et sinu kummardajad on need, kes näevad sind. Au ja kiitus olgu sulle. Amen. Amen. Me laulame, jääme seisma, me laulame veel koos ühe laulu. Ja kui selline teenistuse üldine emotsioon on natukene õrnakene olnud, siis laulame ühe väga võiduka laulu lõpus. Peeter ütleb selle laulu numbri. 262. See, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb. See, kes tunneb Jeesust, imeväge näeb. Raskemates võitlusteski võitjaks jääb. Tõotuseta sõnas kaljust kindlamad. Imetähed usu läbi sünnivad. Võitu, vereväes on võitu, talle vere sees. Meiega on Jumal, imejõud on temal. Sõna kuulelikud saavad võidule. Ära lase sõjas julgust kaduda. Ehk küll pimeduse vägi ähvardab. Isa armu käed ka hädas aitavad. Imetähed usu läbi sünnivad. Võitu, tal, see on võitu, talle vere sees. Meiega on Jumal, imejõud on temal. Sõna kuulelikud saavad võidule. Kui ka risti tules usku proovitaks, kangelane surmani jääb ustavaks. Isa tõotus meile seda kinnitab. Imetähed usule sünnivad. Võitu, talle vere sees. Meiega on Jumal, imejõud on temal. Sõna kuulelikud saavad võidule.
issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale, olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale üle teie ja andku teile rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.